Tere tulemast kõigile. Mina olen Maik Judam, HAKA kõrghariduse valdkonna juht. Ja mul on siis rõõm ja ka vastutus juhtida selle ruumi esitlusi. Ja meil on 4 hea praktika esitlust. Me alustame kohe tipptaseme kursusega, milleks on majandusõigus, mida tutvustab Mariann Simovart Tartu Ülikoolist. Ja kodukord on siis selline, et umbes 20 minutit on esitlus, siis on 5 minutit aega küsida. Ja siis saate vajadusel või soovi korral ka teise ruumi liikuda. Aitäh! Kuidas ma nüüd leian omas? Aha. Ehk siis kursus, mida mina tutvustan, ei ole, nüüd on kuulda. Et kursus, mida mina tutvustan, kannab pealkirja majandusõigus. See on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõppe tudengite kohustuslik aine. Ja ma siis vaataksingi lühidalt, et mille pärast ma tegin e-kursuse, kuidas ma seda tegin ja siis paar sõna, et kas õnnestus või mis oleks võinud teisiti olla. Ja miks ma tegin e-kursuse? Hästi lühidalt öeldes. Eks ta natukene oli selline olukord, kus ma olin sunnitud kaoses korda looma, ressursside kasutamist optimeerima ja õpetama seda ainet ära niimoodi, et õppejõud jääksid ellu ja õpilased saaksid seda, mida nad on tulnud sinna saama. Sest olukord on selline. Ma pean seda ainet õpetama 2 linnas. Meil on õigusteaduskond pool Tallinnas, pool Tartus. 3 kursusele. Tallinna sessioonõppe, Tartus sessioonõppe ja päevaõppe. Kokku seal sel aastal oli umbes suurusjärgus 150 tudengit, aga eelmisel aastal näiteks umbes 300. Ja kuna ta on kohustuslik aine, siis loomulikult tudengite motivatsioon on selline seinast seina, et on mõned, kes on asjast väga huvitatud, väga innustatud, aga loomulikult on ka see ots, keda see tegelikult üldse ei huvita, aga nad peavad seda tegema. Ehk siis need komponendid kõik oli vaja kokku viia. Ja mis tegi selle asja võib-olla veel omakorda keerukaks, oli see, et ma ütlen küll majandusõigus, aga tunnistan ka ausalt, see majandusõigus kui distsipliin, ta on natukene nagu fiktsioon. Selles mõttes, et see on ilmselt kõigist ainetes niimoodi, et on mõned distsipliinid, mis on aegade algusest õigusteaduse puhul siis juba vanast Roomast niimoodi olnud ja on kogu aeg niimoodi ja see on loogiline. Aga siis on selliseid distsipliine, mis tulevad juurde tänu sellele, et ajad muutuvad või selle majandusõiguse puhul tegelikult isegi see on selline kokku pandud 3 teemavaldkonda, mida meil ja need valdkonnad on majandushaldusõigus, mis käsitleb seda, kuidas ehk kui keegi tahab teha ettevõtlust, kuidas ta seda saab teha? Kas ta võib minna hakata oma kraami müüma või on tal selleks vaja lube, kooskõlastusi, litsentse? Hästi lihtsustatult öeldes, et kuidas turule minna. Teine osa sellest majandusõiguse ainest on konkurentsiõigus, mis vaatab siis seda, et kui sa oled sinna turule läinud, kuidas sa pead käituma, et olla aus ja ausalt konkureerima teiste ettevõtjatega. Ja 3. osa on riigi hankeõigus, mis vaatab siis seda, et kui avalik sektor läheb sinna samasse turule. Ehk neil on nagu selge ühisosa ja selge loogika nende ainete sidumises, aga paar aastat tagasi neid õpetati õigusteaduskonnas väga hektiliselt. Et osa sellest oli kohustuslik, osa oli valikaine, osa oli magistriastmes, osa oli bakaastmes ja mul tundus, et nagu tervikpildi saamiseks mul on vaja need asjad kokku panna. Ja ma siiamaani usun, et see oli hea valik, aga kuna seal sisu poolest siiski on erinevad 3 teemat, siis need tuli ja 5 õppejõudu 2 linna peale, siis meil need asjad tuli ka kuidagi sujuvalt ühendada. Ehk siis see oli see olukord, kus ma vaatasin, et ma pean tegema korraliku e-kursuse, nagu ma ütlesin, et õppejõud ka ellu jääks. Ja üritasin selles kaoses siis korda luua. Ja minu idee oli selline, et sellel nagu hindajad tagasisides ka ütlesid, et seal on, ma üritasin hästi ühendada auditooriumis õppimist, iseseisvat tööd ja e-kursusel õppimist. Ja see tähendab seda, et kõik need 3 administratiivses mõttes 3 erinevat
kursust, Tallinna sessioonõpe, Tartu päevaõpe, Tartu sessioonõpe. Me alustame ühes punktis, ütleme piltlikult 1. septembril ja ma tahan, et me jõuaksime viimaseks siis ütleme 1. detsembriks näitlikult sinna finišisse ka koos välja. Ehk siis start on sama ja finiš on sama ja kuna seal on 3 erineva sisuga teemaplokki, siis ma pidin tegema ka vahefinišid ehk esimene kolmandik, teine ja kolmas kolmandik. Ja üritasin siis seda süsteemi niimoodi luua, et seal toimuks õppimine, vahehindamine ja siis kõigil koos lõpuks lõpphindamine. Ja see tee sinna finišisse oli siis natukene erinev, et seal oli selliseid paralleelseid liikumisi, mõni tudeng valis ühtemoodi, mõni valis teistmoodi ja tunniplaanid seadsid ka oma ettekirjutuse ette, aga et me jõuame vahefinišisse samal ajal ja lõppfinišisse ka kõik samal ajal. Ehk see oli selle kursuse hästi tugev nagu loogika, millel kõik rajanes. Ja peale selle, et õppejõud peaksid tervena välja tulema sellest protsessist, mida ma siis õppija jaoks tahtsin. Et 3 põhilist kaalutlust, mis minul alati on ainete kujundamise juures ja ma arvan, et igaühel, kes head õppimist tahab niimoodi kujundada, on esiteks see, et õppimine peab olema pidev. Et ei toimu seda eksami eelset paanilist tuupimist, vaid et sa läbid need sammud rahulikult kogu semestri jooksul. Teine asi, mida ma üritasin saavutada ja ma annan endale aru, et see 100% ei ole saavutatav, on see, et vähemalt baasteadmiste osas ei oleks tudengite teadmised mitte hektilised, aga enam-vähem samal tasemel. Ja, et me kõik teame, et alati ma olen täitsa kindel, et ka erinevates ainetes on niimoodi, et seal on teemasid, mis on seksikad, põnevad ja kõiki huvitavad ja selle tõttu lihtsalt läbida ja on teemasid, mis on täiesti ebaseksikad, igavad ja väga võib-olla tehnilised ja rasked ennast läbi närida. Aga et sõltumata sellest see nii-öelda kvalifikatsioonitase või see miinimumtase, mis kõik saavad, et see oleks siiski enam-vähem ühtlane. Ja kolmas kaalutlus oli see, et teha see kursus niimoodi, et ei toimuks mitte asjade meeldejätmist, vaid ikkagi see on ju magistritase. Seal on ju mul tudengid, kes võib-olla paari aasta pärast hakkavad kohtuotsuseid langetama, et nad suudaksid analüüsida, näha probleeme, lahendada probleeme, mitte fakte meelde jätta. Ja nendest kaalutlustest tulenevalt ma siis üritasin seda kursust koostada. Nagu ma ütlesin, siis kuna seal on neid erinevaid liikumise viise ja erinevaid kohustusi, erinevaid tunniplaane, siis see Moodle'i e-kursus oli kujundatud niimoodi, et ta võis olla kas 100%, seda võis võtta 100% e-kursusena ja ma tean, et seal oli tudengid, kes läbisid selle, et see ongi e-kursus, ta ei käinud kunagi auditooriumis, ta võis seda oma metsamajakeses teha ja jõudis õnneliku lõpuni. Aga see võis olla ka kui e-tugi loengutele. Ehk teine äärmus on siis see, et tudeng käib kõigis loengutes, ta peab tegema küll kohustuslikud testid Moodle'is ja see eksam toimub Moodle'is lõpuks ja materjalide loetelu on seal, mida ta peab lugema. Aga et siis tema suhtumine Moodle'isse sellega nagu piirdub. Ja tudengeid ma väga nagu manitsesin kursuse alguses seal nii Moodle'i sõnumi kaudu kui auditooriumis, et igaüks peab ise oma tempo kujundama ja oma tööplaani jälgima. Mida ma soovitasin on see, et igaüks võiks tegeleda iga uue teemaga uuel nädalal. Sellepärast, et see kursus koosnes sisuliselt 3 osast, igas osas 4 teemat, kokku 12. See kursuse kestus oli 12 nädalat, igal nädalal uus teema. Ja minu tungiv soovitus oli, et õppida igal nädalal üks teema, et see oli nagu pehme suunis, aga siis see range, mitte isegi suunis, vaid range reaalsus oli see, et iga kuu lõpus see võimalus kadus ära, sest et iga kuu lõpuks pidid olema testid tehtud. Ja siis selleks, et seda protsessi veel nagu sujuvamaks teha või et mingit inimlikku kontakti siiski pakkuda neile, kes auditooriumis ei käi või kellel selleks ongi vähe tunde pakutud, siis seal olid ette nähtud Zoomi konsultatsiooni võimalust. Vot. Ja ajaliselt see õppimine siis kulges niimoodi, et september, oktoober, november olid erinevate sisublokkide jaoks mõeldud. Siin ma olen kopeerinud selle kursuse tutvustuse nagu manitsused, et kuidas ta kulgeb ja kuidas seda läbitakse. Need boonuspunktid, mida ka hindajad ära mainisid, boonuspunktide mõte oli selles, et nagu ma ütlesin, et suunata rohkem kaasuste lahendamise või probleemi lahendamise, probleemi tuvastamise peale.
et kõik auditoorne töö meil toimus noh, mitte 100%, aga enamasti nagu seminari vormis või siis loeng seminari vormis, et sellist klassikalist loengut oli, no praktiliselt ei olnud, et me püüdsime ühendada hästi palju kaasuste lahendamisega ja selleks, et seda nagu natuke innustada, ma tegin boonuskaasuste süsteemi niimoodi, et kui eksami hindest muidu kujunes 40% andsid vahetestid ja 60% andis kaasuse lahendamine eksamil, siis boonuskaasuse lahendamise eest võis saada 10% juurde. Ehk sisuliselt 1 palli võrra hinnet tõsta. Ja need boonuspunktidega läks natukene nihu, sellepärast, et ma algul mõtlesin, kas tuleb inimesed on huvitatud ja nad läksid nagu minutiga, võeti ära ja ma ei saanud neid liiga palju pakkuda, sest tunni auditoorse tööaeg oli piiratud. Ehk siis selles osas ma järgmine aasta pean midagi muud mõtlema, aga see andis kriitilist tagasisidet, et mis mõttega te teete nii, et kõik kohe ära kaovad. Aga ma usun, sellest oli siiski kasu. Vot. Siis nagu ma ütlesin, jah, iga nädal uus teema ja iga teema kohta üks test. Aine eksamile pääses siis, kui nendest 12 testist oli tehtud igas teemas vähemalt 3. Testi formaat oli õige vale, ehk ma esitasin mingi väite, kohati üritasin esitada minikaasuseid ja siis vastus kas õige või vale. 2 katset oli testi jaoks, vahe pidi olema seal vähemalt 2 tundi, et ei oleks päris proovimise ja katsetamise meetodil. Ja siis jah, eelmise kuu testid sulgesid järgmiseks kuus automaatselt. Just, siin on üks testi küsimuse näide, kus ma proovisin teha minikaasust kiires vormis, et kui on selline situatsioon, et linnavalitsus tahab ühte riigihanget korraldada ja tal on sellega seoses teatud mõtted, et kas seadus seda lubab või mitte. Et iseenesest suht lihtne küsimus, aga sa pead selleks selle probleemi ära mõtestama, ära tuvastama, mis kaalutlusi sa pead kasutama. Et ta on selline miinimum teadmiste kontroll, võtame lugemiskontroll isegi, ma ütleks selle testi kohta, et osaliselt lugemiskontroll lausa ja osaliselt siis pisikeste ülesannete lahendamine. Vot, eksam oli Moodle'is, eksam oli siis see finiš, kuhu kõik kursused jõudsid samal ajal, ehk eksami ajad olid kõigi 3 ainekursuse jaoks samad, avatud materjalidega. Jällegi, et rõhutada seda, et ma hindan analüüsi, mitte seda, kuidas on kopeeritud kusagilt midagi. Ja igal eksamil oli, võt siin, kus ma nüüd Diana, meie õppedisainer mind hästi aitas, et igal eksamil ei olnud mitte 1 kaasus kõigi inimeste jaoks, aga oli 7 kaasust. Ja siis Moodle'is need moodustati nagu juhuvaliku alusel grupid, et iga tudengi jaoks oli siis üllatus, millises grupis ta oli ja vastavalt millise kaasuse ta sai. Et natuke vähendada seda, et neil on omavahel, et kõik need kaasuseid kollektiivselt teevad. Paar inimest tegi, nad jäid sellega vahele, seepärast, et kaasuse tekst oli suht sarnane, aga küsimus oli erinev. Ja siis mõned vastasid valele küsimusele. Aga õnneks neid liiga palju ei olnud. Vot, ja kaasuse sisu oli, eks ole, siis, või eksami sisu oli kaasuse lahendamine. Kaasuse lahendamise juures ma püüdsin ka sellist head tasakaalu leida, et ühest küljest hinnata seda, et jõupingutusi, et inimene on õppinud ja selles mõttes, ütleme, ma andsin punktid selle metoodilise skeemi eest, mis oli lihtsalt äraõppimise asi, et kas sa oskad seda, mis me oleme varem teinud seminaris, kas oskad seda skeemi nüüd siin kasutada ja see oli lihtne, seepärast, et nagu ma ütlesin, materjalid olid avatud. Aga sisu jälle kaasustel oli päris keerukas enamuses, mitte alati, aga enamuses need olid sellised, kus ei olnud õiget vastust võimalik tuletada, vaid ma tahtsingi näha argumente, et kas sul on õiged argumendid või asjakohased argumendid. Vot. Ja siis seal samas Moodle'is ma nendele lahendustele andsin tagasisidet. Ja siin on pilt sellest eksamist siis õppejõu vaates, et neid kaasuseid tuli siin siis 7 ja järgmisel eksamil samamoodi. Ja tundus, et valdavalt õnnestus, sellepärast, et õpilaste tagasiside enamasti oli positiivne. Alati on see 10%, ma tean, kes ei ole kunagi mitte millegagi rahul,
Aga peale selle kõik tagasiside, mis oli ka kriitika, oli igati õigustatud. Noh, näiteks see, et boonuskaasused said otsa, et mõistan seda muret. Et see formaat tundus, et töötas sellisel kujul ja mida ma edasi selle kursusega plaanin, noh, üks asi on see, et need testiküsimused tuleb jooksvalt kogu aeg juurde panna, et nad kindlasti lähevad ringlusesse ja vähemalt ma muudan nende sõnastust, aga loodetavasti tekitan ka natuke uusi küsimusi iga aasta ja siis see küsimuste nagu bassein suureneb. Ja tasapisi, õppematerjalid olid selline koht, mis meil oli natuke nagu nihkes, et selles viimases riigihanke õiguse osas meil on seaduse kommenteeritud väljaanne ehk siis kirjutatud tekst raamatu kujul olemas. Konkurentsiõiguse osas meil oli üksikuid kirjandusallikaid, õpikuid kui sellist ei ole, aga olid väga head slaidid ja kõige õnnetumas osas oli see esimene, õppejõu vaates kõige õnnetumas osas oli see esimene osa, kus kirjalikke materjali oli minimaalselt või ütleme, teaduskirjandust olid ainult slaidid. Aga siis teatud üliõpilaste grupp kahjuks oli vastupidisel seisukohal, ütles, et miks ei ole riigihanke õiguses korralikke materjale, nagu pidades silmas slaide. Et seda oli kurb lugeda, et korralik nagu kirjutatud jutustav tekst raamatus, see ei ole korralik materjal. Aga selline slaid, see on nüüd see hea asi. Et noh, see on jah, aga kohustuslikus aines seda kahjuks tuleb ette, aga no nüüd me siis, järgmise aasta plaan on see, et me koostame õppematerjali vähemalt niisuguse kaasuste ja metoodilise vihiku teeme, et siis natuke ühtlustada seda olukorda. Ja siin on üks tagasiside näide, ma muus osas ei toonudki välja tagasisidet, aga mulle meeldis see, et ma küsisin esimese küsimusena, et kui tihti te käisite seal kursusel ja tundub, et valdavalt on käidud 2-3 korda nädalas, mis on nagu väga hea. Ehk siis see minu soov, et õpitaks kogu aeg, see nagu töötas. Ja üksikud inimesed isegi 4-5 korda nädalas käinud, mis minu jaoks arvates on natuke liiga palju, aga parem kui see, et oleks seal taga allotsas need numbrid. Et mul on hea meel, et hindajatele ka meeldis ja vastan hea meelega küsimustele. Aitäh! Mariann, see oli minu jaoks äärmiselt inspireeriv, et mul on kohe mitu küsimust, aga enne kui ma enda küsimuste juurde lähen, ma olen siiski viisakas ja pakun võimaluse. Ja mul on küsimus selle slaidide kohta, et miks tudengid siis arvavad, et see hea materjal. Kas see on see, et see näeb lihtsalt lihtsam ja lühem ja visuaalsem välja? Jah, ilmselt jah, ta on lihtsam, lühem kindlasti, et üldse mulle ei meeldi öelda sellise avaldusi, et rohi oli rohelisem, aga mul tundub, et see on tänapäeva mure, millest on tegelikult palju räägitud, et inimesed ei oska või ei viitsi lugeda. Et see oli väga kurb tõdemus, sest ja muidugi ma võtan omaks see riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne, no ta on väga intensiivne, väga tihe tekst, aga jällegi arvestades, seal on magistrandid, oleks nad bakataseme tudengid, ma saaks aru, aga magistriastmes, kus sa lähed paari aasta pärast, sa pead olema kas advokaat, notar, kohtunik, selliste tekstidega ainult hakkadki töötama, et jah. Ma lisan ühe küsimuse juurde, et kas nende tekstidega oli juba näha ka, et nad viskasid selle ChatGPT-sse, lasid omale 2-lauselise kokkuvõtte teha näiteks ja kas see toimis? Ei, seda ma kuskilt ei näinud, sest et see, kuidas nad õppisid, mina nägin tulemust ainult testi põhjal. See eksami kaasuses nad küll ChatGPT-d ei kasutanud, täitsa kindlasti ja ma kontrollisin, seda ei olegi võimalik kasutada. Et õnneks õigusteaduses ChatGPT ei tööta. Kui sa ei küsi just fakti küsimusi, kui sa küsid analüüsivat küsimust, siis sa ei saa korraliku sa võid saada enam-vähem loogilise vastuse, aga ma käskisin alati panna viited ja see tehisintellekt õnneks ei ole veel suuteline viitama õigetele allikatele, ta mõtleb allikaid välja ja ütleb, et see on nii, sellepärast selles kohtuotsuses, selles punktis öeldi nii, aga seda kohtuotsust ei ole olemas. Et selles mõttes praegu veel ma olen turvaline. Kui nüüd tehisintellekt õpib õigeid allikaid kasutama, siis on muidugi jama, jah. Siis läheb asi raskemaks. Ja aitäh. Ma ühe lühikese kommentaari teen selle esimese küsimuse kohta, et mille pärast see slaidid on siis nüüd nagu arvatakse, et on paremad kui pikem tekst. Ma juhtusin töötama ühes riigis, kus ka riigisektoris, kus ka kõik strateegilised dokumendid olid ainult slaididena, sellepärast, et lihtsalt nii vist ongi, nagu te ütlesite, et rohi oli varem rohelisem, et nüüd on lihtsalt seda värvi roheline.
midagi Jah. pole teha. Aga küsimusi veel? Ma küsiks praegu nende 5 õppejõu kohta, et kuidas siis nagu, ma saan aru, et teie põhiliselt olite see põhiõppejõud, aga 5 õppejõudu, kas olid Jah. teemade, katsid erinevaid Jah. teemasid ja kas need loengud toimusid nagu reaalajas või olid nad videoloengud, kuidas see oli? Ja mina olin vastutav õppejõud ja ühtlasi ma lugesin, ütleme, tutvustava loengu ja siis mina olen riigihanke õiguses õppejõud. Konkurentsiõiguse ajal osas ajalooliselt meie teaduskonnas on 3 inimest, keda ma sain kasutada, neist üks Tallinnas, üks Tartus ja üks oli siis oma spetsiifilises teemas nii Tallinnas kui Tartus. Majandus- ja haldusõiguses on ka kahjuks ainult üks õppejõud, kes pidi seda üksi tegema. Kõik loengud olid reaalajas ja auditooriumis. See on meil nüüd õigusteaduskonnas on väga range seisukoht nüüd, et me enam ei kanna üle, et me ei tee hübriide. Seda jätkuvalt küsitakse siin pärast, kuna koroona ajal ja pärast seda pakuti, aga nüüd me oleme hästi selged, et on kas auditoorium või mingi erandina ta võib olla, et kui sa salvestad veebiloengu näiteks toetuseks auditooriumile, et see on okei. Aga auditooriumist me üle ei kanna ja iseenesest mulle see meeldib, sest see oli päris raske formaat teha. Ehk siis jah, loenguid oli samamoodi, igas plokis oli siis 4 teemat, iga teema kohta 1,5-tunnine loeng. Ja ma üritasin seda, kuigi see tunniplaani tegemine on teatavasti kõrgem matemaatika omaette vahestel tunniplaani tegijatel, siis mul õnnestus vähemalt niimoodi, et Tallinnas olid muidugi eraldi loengud ja Tartus eraldi, aga suuresti me saime ühendada Tartus päevaõppe ja sessioonõppe. Et see käis niisugune tasakaalustamine kogu aeg. Ja. Ma küsin ka vahepeal ühe küsimuse, et kui kaua teil selle kursuse ettevalmistamine aega võttis ja kes teil abiks oli? Diana, kas sa oled seal taga? Diana Luvi oli mul abiks. See kursuse ettevalmistamine. Jaa, seal on 2 asja. Üks asi on see, et mingit laadi põhi mul on teistest e-kursustest ja mingit laadi alus. Ma arvan, et äkki ma võtsin selle aluseks. Kas sa mäletad? Et seal mingi põhi kindlasti oli vanast ajast, aga siis me tegime ta ilusaks ühtlasemaks siis, kui vaata see Moodle'is muudatused toimus, et see pilt läks nagu selgemaks ja valgemaks ja kõik vahepealkirjad sai kinni sulgeda. Jah, meil oli Jah. Moodle'i uuendus ja siis me natukene muutsime seda struktuuri ja kujundust ka, aga kuna sul on kõikidel kursustel, eks ole, selles mõttes väga süsteemselt kõik need asjad läbi mõeldud, siis ma päris ei julge öelda, mille aluseks. Jah, et seda sisu loomist äkki pool aastat suurusjärgus. Jah, midagi sellist, aga ütleme 6-9 kuud. Jah, ja siis, aga see üht-teist tuli jooksvalt täiendada, testiküsimusi lisada. Üliõpilased on meil väga pretensiyoonikad. Paljudel tuli neid kirju alguses, et see testiküsimus on vale ja see vastus on vale ja nii naana ja siis me lahendasime neid käigu pealt hästi palju. Ja neil oli sageli õigus, või ütleme, et mõlemal oli õigus, et nad ei eksinud. Et siis seda jooksmat kaasajastamist on ka, aga muidu jah, äkki tõesti, et kuskil 6-9 kuud. Mul on üks küsimus veel, aga ma annaks võimaluse praegu saalile. Üks saaliliige, saalisistuja oleks väga uudishimulik ja tahaks seda kursust ka Moodle'is piiluda, et kas te oma ekraanilt äkki saate näidata, sest ma ei tea, kas ma tundus saan. kõrgem pilotaaž kõike 3 kursust kuidagi sünkroonis. Ja, Selge. Jah, aga ta ongi, ma võin isegi võib-olla seletada lihtsalt, et seal ei olegi muud, kui ma suhtusin nendesse, et mul on administratiivselt 3 kursust, aga mul on üks kursus, et nad lihtsalt, kõik need inimesed on seal koos, et e-kursus on üks. Tunniplaanide kohta ma kirjutasin, et jälgige oma tunniplaane, ma neid Moodle'isse isegi ei sidunud ära, et mitte segadust tekitada. Jah, ja ülesanded ja kõik on kõigile sama, ehk siis ma hästi julmalt tegin näo, nagu mul on tegu ühe kursusega. Jah. Ja mul on küsimus ka üliõpilaste edasijõudmise kohta või et kui suur oli väljalangevus ja kas seal oli ka mingi vahe nendel, kes siis 100% olid ees ja siis need, kes olid ka koha peal? Sealt langesid välja üksikud. Et see oli päris väike protsent.
ehk neid, kes vähegi üritasid, neid ilmselt ikkagi toetas see, et nad olid sunnitud vähemalt iga kuu need testid ära tegema ja järje peale saama. Et ma nüüd peast ei mäleta, aga see väljalangenute protsent oli selline normaalne suurte kursuste kohta. See, kas seal oli vahet, et ainult E või klassis, ega ma seda tegelikult täpselt ei teagi. Ma lihtsalt tagasisidest, sest ma klassis, inimesi on palju, ega ma seal nime järgi ei tea, et kes on kes. Mõnda tean, aga mitte kõike. Et tagasisidest ma seda lugesin küll, et mõni kirjutas, et jah, et ma olin ainult E-kursus ja töötas väga hästi ja mõni kirjutas ka, et ma käisin kõigis loengutes ja töötas väga hästi. Et ma arvan, et seal võib-olla otsest vahet ei olnud. Sest ka kõik need kaasused, mida me arutasime klassis, me panime ta kursusele välja. Selles mõttes, nagu see materjali mõttes oli näha, suurine diskussioon jäi puudu, aga tulemus, kui selline oli näha, lahenduskäik. Kas on veel tekkinud? Nii küsimuse, palun. Ühe küsimuse selle hindamise kohta, et kas on seda ohtu ka, et te ütlesite, et tagasisidestasite kõik need kaasused, mis siis olid, et kas on seda ohtu, et seda võiks hakata tulevikus masin tegema? Ei, ma ei näe selleks küll varianti, jah. Aga ma võib-olla ühe asja veel täiendan, kui te hinnete kohta küsisite, et muidugi üks asi, mis seal oli, et eks see, kui päris aus olla, siis see hinded olid liiga head. Tähendab see hindamiskõver, mis peaks olema sedapidi, et A-sid on vähe ja C-sid on kõige rohkem. Ta kippus olema vastupidi, et A-sid oli A-sid ja B-sid oli proportsionaalselt natuke liiga palju. Et ma pean järgmine aasta vaatama üle, et kas ma panen selle, see oli tänu testidele, testid andsid 40%. Et kas ma olen nüüd see kuri inimene ja panen testide protsendi väiksemaks või ma teen teste raskemaks või mõlemad. Et see on jah üks, et kui küsida, kuidas õnnestus, siis seal on arenguruumi. Aga ta peab olema hindeline. Ta peab kohustuslik aine, ta võiks olla hindeline, jah. Jah, see on nagu, ta ei ole nüüd päris, et peab, aga selline niisugune vaikiv arusaam meil on jah, et kohustuslik aine võiks olla hindeline. Selge. Aga 1 minut meil on, et üks küsimus oleks veel võimalik küsida. Aga kellelgi ei paista sellist himu hetkel olevat, nii et siis suur aitäh ja palju õnne. Aitäh!